installazione delle musiche chiaro.
Austatud Eesti rahvas, head Eesti külalised, tere hommikust ja head Eesti Vabariigi aastapäeva! Oleme kogunenud siia, et tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva ja asetada pärjad vabaduse võidusamba jalamile, austades neid, kes on langenud Eesti vabaduse eest. Palun kõnelema Eesti Vabariigi kaitseminister härra Hanno Pevkur. Austatud Eesti Vabariigi president, Riigikogu esimees, Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülem, ekstsellentsid, austatud ja armas Eesti rahvas. Kui maailm on rahutu, peame meie säilitama rahu. Oleme eestlastena rasketel aegadel alati suutnud säilitada põhjamaise tasakaalukuse ja hoida ühte. See on meie tugevus rahvana ja see on meie tugevus riigina. Kui alles loodud Eesti riik pidas võitlust oma vabaduse eest, teadsime, et meie iseotsustamist hävitada sooviv Venemaa on meist suurem ja võimsam. Ent meil oli rahva tugev kaitsetahe. Meil olid liitlased ja me olime targemad kui vastane. Täna asetame kõigi Eesti inimeste nimel meie langenud kangelastele mälestuspärjale. See on austus neile, kes on andnud eri aegadel oma elu Eesti vabaduse eest. See on sümboolselt pärg ka Ukraina langenud kangelastele, sest ka nemad on andnud oma elu võitluses punaterroriga, kes alustas täpselt 3 aastat tagasi täiemahulist agressioonisõda, et võtta ukrainlastelt iseotsustamine, hävitada riik ja muuta laiemalt julgeoleku tasakaalu Euroopas. Kuigi agressor pole saavutanud mitte ühtegi strateegilist eesmärki, oleme viimastel päevadel jõudnud seisu, kus kõikuma on löönud nii ukrainlaste kui liitlaste kindlustunne. 24. veebruaril 1993 ütles president Meri oma esimeses aastapäeva kõnes. Ma pöördun Eesti rahva poole hoiatavate sõnadega. Kahetsusväärsel kombel on meie naaberriigi demokraatlikud ümberkorraldused taganemas uue agressiivse neokolonialismile orienteeritud välispoliitilise kontseptsiooni ees. President Meri möönis, et need ideed idanesid tol ajal vaid Vene ekstremistide peas, kuid hoiatas seejärel. Ärge suhtuge sellesse üleolevalt, nagu me kõik kunagi suhtusime üleolevalt Mein Kampfi ideedesse. Mein Kampf sai legitiimsuse Münchenis ja teostas end Coventris ja Pariisis, El Aleimenis ja Stalingradis, Monte Cassinos ja Ardennides. Kuigi nendest sõnadest on möödas juba 32 aastat, on need enam kui aktuaalsed just nüüd ja praegu. Arengud maailmas näitavad, kui habras on demokraatia sellisena, nagu meie seda mõistame, ning kui habras on rahu, sest diktaatorid kahjuks armastavad sõdu. Olgu veel kord kinnitatud, Eesti ei tunnusta kunagi tankide ja rakettide abil nihutatud piire ning Eesti aitab ukrainlastel võidelda oma maa ja rahva eest, sest väärtused, mille eest võitleb praegu Ukraina, on otseselt seotud ka meie väärtuste ja vabadustega. Head inimesed, hirm on halb abimees. See halvab. Me ei saa alluda ei hirmule ega diktatuurile. On meie ühine vastutus hoida keerulistel aegadel kokku. Meie vabaduse vundament on rahva üksmeelne tahe ennast ja oma vabadust kaitsta. Rahvas peab teadma, et tema riik hingab temaga samas rütmis. Riik, mis koondab igaühe tugevuse just sinna, kus iga okas loeb ja kus iga okas annab suurima lisandväärtuse vabaduse kaitseks. Olgu selleks panus kaitseväelasena, kaitseliitlasena, politseinikuna, päästjana, arstina või hoopis kogukonna liikumise aktivistina. Igaühel meist on oma roll vabaduse hoidmisel
nagu oli ja on ka meie liitlastel. me ei ole üksi, rääkigu agressorriigi propaganda mis tahes. me oleme Euroopas üksteise eest väljas ja see on meie trump. erinevad rahvad ja erinevad riigid seismas ühiste väärtuste ning vabaduste eest. head eestimaalased, võtkem täna see hetk ja unustagem eestlasele omane tagasihoidlikkus. tunnustagem üheskoos oma riigi arengut ja seda, et oleme kõik omal moel sellele arengule kaasa aidanud. meil on väga palju, mis meid liidab ja mille või kelle üle uhkust tunda. olgu selleks iluuisutamine ja värske Euroopa meister Nina Petrõkina või vigastatud sõjameeste mängud Invictus ja sealt kuldmedalid toonud mehed vanemmeedel Rasmus Penna, kes võitis kulla istesuusatamises, ja veteran Ardo Kuul, kes võitis kulla lumelaua slaalomis. või meie rikkalik kultuur, kus elutöö preemiat pälvisid sel aastal Doris Pareva, Peeter Simm ja Tume Paljuste. meil on, mille üle uhke olla, aga kõigil meil on au ja ka kohustus selle kauni maa vabaduse eest seista ning ise otsustamist hoida. sest see imekaunis põhjamaine tükikene maad on eestlaste päris kodu olnud juba 10 000 aastat. just sellepärast kannabki iga põlispuu, jõekäär, metsatükk ja heinamaa oma nime. just sellepärast ongi see maa meile nii ligiomane. palju õnne, armas kodumaa, hoidkem Eestit! Mälestuspalvus. Eesti Kirikute Nõukogu president, peapiiskop Urmas Viilma. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Jeesus ütles oma kaaslastele, pista oma mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi kukkuvad. mõõga väljatõmbamine vabadussõjas oli olukord, kus mõõka oli vaja rahu ja vabaduse saavutamiseks ning sõja lõpetamiseks. On oluline erinevus, kas säilitada rahu ja vältida sõda või saavutada rahu ja lõpetada sõda. Samasuguses olukorras on täna ukrainlased. Neil ei ole varianti mõõka tuppe tagasi pistmiseks. See mõõk peab kaitsma kodu ja korrale kutsuma vaenlase, kes esimesena mõõga tõmbas. Tõmmata mõõk mitte agressiivseks rünnakuks, vaid rahu saavutamiseks ja oma kodu säilitamiseks on hoolimise ja armastuse tunnus. Sellise mõõga tõmbamise ohvrid on armastuse ohvrid. Meie saame tähistada täna iseseisvuspäeva tänu sellele, et meie rahvajuhid on osanud tunda ära õiged hetked mõõga tõmbamiseks või ka mõõga tuppe jätmiseks. See on suur jumalik tarkus, mis rajaneb kogemusel ja sisemisel äratundmisel heast ja kurjast, õigest ja väärast, väärtustest ja voorustest, olulisest ja vähem olulisest. Viimaks on iga meie tegu aga Jumala hinnata, kelle kätte oleme usaldanud oma rahva vabaduse eest vere valanud märtrid. Neid märtreid tahame täna mälestada. Palvetame. Issand Jumal, me täname sind armu ees, millega sa meie maad ja rahvast oled läbi ajaloo kandnud ja aidanud. Me mälestame kõiki, kes on meie isamaad kaitstes pidanud jätma oma elu. Anna, et see ohver ei ununeks. Palvetame õiglase rahu saavutamise pärast Ukrainas ning anname sinu hoole alla kõik hukkunute hinged, kes oma kodu, vere ja isamaad kaitstes on andnud oma elu. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu teid kõiki kõige vääriline kolmandus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Alustame pärgade panekut. Vabariigi presidendi pärg. Välja asetab Riigikogu esimees härra Lauri Hussar. Vabariigi valitsuse pärg. Välja asetab kaitseminister härra Hanno Pevkur. Kaitseväe ja Kaitseliidu ühispärg. Välja asetavad Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo ja Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.
Saksamaa kaitseatašee Eestis kaptenileitnant Harald Kremsen. Tallinna linnapärg. Päri asendavad Tallinna linnavolikogu esimees härra Toomas Kruusimägi ja Tallinna linnapea härra Jevgeni Esinovski. Aitäh kõigile ja head vabariigi aastapäeva!
Thank you.